Kuues käik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. Tervitus kõikidele kuuenda käigu kuulajatele, kõikidele rallisõpradele. Tšiili ralli teine päev on jõudnud õhtasse ja kuues käik on tagasi eetris ja on eetris pisut tavapäratus koosseisus. Karl Kruudat teavad loomulikult kõik meie saate kuulajad juba sünnist saadik. Tervist! Tervitused minu poolt ja minuga seekord siis vastasseisus on hoopis Tarmo Paju Raul Ojassaare asemel. Kahjuks ei saanud täna õhtul Raul minuga siin liituda, aga Tarmo piisavalt hea ja kogenud mees, kahekesti selle saate siit ära veame. Mees on tuntud siin Mehed ja ei nuta saadetes ja teistes asjades, mida ta on veel vedanud ja kahtlus siin ei olegi, et see saade tuleb jällegi põnev, sest kõneainet, millest täna rääkida on meil päris palju, Tarmo. Ja, no siin võiks natukene alustuseks ja sissejuhatuseks targutada ja rääkida saatuse irooniast, kuidas mees, kes kunagi Mehed ei nuta algusaastatel, kelle põhilause oli, et keda need põrinad ikka huvitavad, on äkki sattunud rallisaadet juhtima, aga see selleks, kuna teemasid on tõesti nii palju sellest äsja lõppenud rallipäevast, hetkel siis kellaaeg on meil käimas pühapäeva esimest tundi, selleks, et see saade oleks kenasti hommikustele ärkajatele olemas, siis seetõttu nende naljadega ilmselt ei hakka siin väga aega veetma, vaid läheme kohe nende sündmuste juurde ja mis seal salata, kuigi mõni neist on päris värske, siis sündmus number 1 vaieldamatult MM-sarja liider Thierry Neuville päeva teisel kiiruskatsel lõppes tema ralli ja lõppes ikkagi päris karmi vaatepildiga. Tõsi, täiesti tõsi lugu ja see, kuidas see kõik juhtus, oli natukene selline üllatav, ma arvan, kõikidele meile pealtvaatajatele, et nagu seda ei oleks oodanud, et need 3 mees seal ees otsas, kes võitlesid just selle tiitli nimel, tundusid meile nii kindlakäelised, hea sõidujoonega, aga millegipärast kiirus oli õige, kurv oli liiga terav, aga tegelikult kui seda videot analüüsida, siis oli näha, et võib-olla tal oligi kiirust natuke just liiga palju. Need rattad lahkusid sellest maast momentuaalseks nagu hetkeks. Ta kaotas joone, ta kaldus selle pealt siis joonest välja vastu valli ja tegelikult 7,5 tiiru, väga sellist rasket katust, mis ei olnud üldse isegi mugav vaadata. Karm. No, esiteks on karm see, mismoodi on võimalik sellest kõigest veel nagu sirge jalaga välja tulla. Aga kui selle vea enda juurde minna, siis Thierry Neuville'i enda lause selle õnnetuse kohta oli, et läksime natuke optimistlikult kurvi. Huvitav, kust see viga saab tulla? Me ju teame, et Tšiili ralli on esimest korda kavas. Just kui varasemat kogemust ei ole, legendi kirjutati kuskil udus. Kas äkki sealt võib seda põhjust otsida? See on kindlasti üks koht, kus seda võib otsida, teine koht on ikkagi eks kõigil, et sa ju läbid seda katset 2 korda nendel meestel sellisel korral oli see, et tegemist oli veel uduga, et sa ei näe 100% seda teed selles vormis ja sa ei näe seda ümbrust, mis sulle võib-olla meelde jääks. See koht oli ka natukene täpselt üle nuki minek ja kus sa seal maandud, kas sa üldse hüppad seda kogemust nendel meestel ei ole, nagu sellel uuel rallil, et kui sa võtad mingi ralli, mida nad on sõitnud, siis enam-vähem tead, mis nukk, kuidas sind kuidagi kuhu loobib. Sellisel juhul tema läks esimesena rajale ka, täna ei läinud, eile ta läks, aga see, et tema pidi seda nii-öelda selle kiiruse sellesse situatsiooni valima. Võib-olla tal oligi legend natukene positiivne ja ta lihtsalt eksis seal. Ega see kiiruse vahe võib olla mõni kilomeetrit tunnis, kus need rattad kaotavad selle kontakti teega ja tegelikult lähebki kõik täpselt nii, nagu Thierryl täna kahjuks läks. Õnneks mehed jalutasid sellest minema, olgugi, et mõlemad korra käisid ka haiglast läbi. Jah, et kui veel vaadata, mis hetkel see juhtus ju hetkel, kus sekundis võitlus oli Neuville'il veel käimas ka, et see kindlasti oli ka selline olukord, mis lõi eelduse selleks, et tuleb ikkagi suhteliselt maksimumi anda endast kogu aeg. No ütleme need viimased rallid me oleme isegi väga palju seda näinud, et need mehed ei saa kordagi jalga gaasipedaali pealt ära võtta. Õnneks mehed on terved, sest see turvasüsteem, mis on ümber nende loodud, nendes autodes, see turvapuur, kiivrid, hansud, istmed, mis tegelikult nende enda keha järgi vormitakse tehastes, et see löögid, mis tuleksid juhul, kui nad peaksid tulema, et keha võtaks selle kõige mugavamalt vastu ja tegelikult meestel nagu suuri vigastusi ei tekiks.
käisid ka kõlakad tegelikult läbi, et oli mingid muresi ja arvati, et võib-olla on jalaluu murd. Küll aga praeguseks tundub, et mingit suurt vigastust kummagil mehel ei ole. Mõlemad on oma jalgade peal ja tegelikult on valmis uue nädala reedel startima testi nii-öelda järgmiseks etapiks. Küll aga see annab kohe aimduse, et mehed punktikatsel punktide peale või lisa 5 punkti peale ei sõida. No Terrine Neville ise on jõudnud juba väita, et tema kavatseb järgmisel nädalal testima asuda, autoroolis kihutama hakata, teisi sõnu. Et siin on olnud kõlakaid ja loogiline küsimus ka sellise avarii järel, et kas see jätab mingi jälje või see ei jäta mingit jälge. Samaseks kõik rallimehed oma karjääri jooksul on ju eksinud ja päris palju. No kõik on mingi kivi ja puu ja asja üles leidnud. Kindlasti jätab see mingigi jälje. See ei ole üldse reaalne, loogiline, et ta mitte midagi sulle ei teeks. See tegelikult oli tegemist suhteliselt suure avariiga ja ükski avarii ei ole kunagi kerge. Aga öeldakse, et mida kiiremini sa tagasi rooli saad ja rooli keerama saad, seda lihtsamini sa seda üle elad. Et selle peale tema kindlasti tahab kiiresti taga saada, kiirus on mehel olemas, enesekindlus on praegu esimeses hooaja pooles on tegelikult suurepärane ja see nii-öelda meistrivõistluste üldarvestus näitas ka seda, et tegelikult mees juhtis seda sarja ja tegelikult meie mõistes kehvasti Oti ees ikkagi päris suure punkti summaga, milleks oli 25 enne seda etappi. Nüüdseks, kui Ott siis suudab oma kohta praegu hoida, milleks on siis esimene koht Tšiili rallil ja 30,3 sekundit edumaa Sebastian Ogieri ees, siis see vähendaks seda vahet drastiliselt ja kui ta võtaks punktikatsel ka midagi, siis ta tegelikult juba mööduks Newville'ist. Et see võib olla üsna pöördeline hetk kogu selles hooajas. No ütleme, et see on kõik, mida me natukene oleme oodanud sisimas. Meie eestlased oleme küll seda oodanud. Ükski belglane seda ei oleks tahtnud näha. Oli see lihtsalt üks viga või ma tean, Eesti rallisõpradel ja võib-olla mujal ka on kombeks ikkagi kohe teha nagu üksikutest asjadest selliseid nagu suuremaid järeldusi, et seda juttu me oleme kuulnud ju küll, et Neville justkui ikkagi nagu liidrina ühel hetkel hakkabki eksima, et kas see oli osa nagu sellest või sa ikkagi ei tahaks nagu selliseid liiga põhjapanevaid järeldusi ühest mis iganes legendi või sõiduveast tekitada? Ma nii põhjapanevaid järeldusi ei tahaks tekitada. Küll samas ma võiksin siia kohe vastu tuua ühe argumendi, et Newville on nüüd mees, kes tegi sellel hooajal oma vea ära. Temale ei tohiks neid siis nii-öelda rohkem tulla, et üldjuhul või sõitjad teevad aastas nii-öelda tippsõitjad, mingi viga tuleb üks viga või võib-olla 2 viga. Newville on selle vea läbi elanud, et võib-olla ta nüüd läheb hoopis teist suunda, et eelmistel aastatel see viga tuleb talle hiljem, mida ta hakkab siis nii-öelda parandama ja järele püüdma. Nüüdseks ta pärast seda viga kukub jälle samale pulgale tagasi ja ta alustab nii-öelda nagu 0 positsioonilt, kuigi tal on edu kõikide selja taga olevate meeste ees. On sul endal oma sõitjakarjäärist mingigi sarnane kogemus välja tuua, et kuidas on pärast suurt avariid ikkagi minna kas või sinna testikatsele või testima autot järgmisel korral istuda sinna sarnasesse või samasse autosse ja hakata jällegi maksimumi pealt kihutama? Ja, ikka tuleb mõnikord tuleb ikka, et ma olen pidanud ka niimoodi, et ma olen testil teinud avarii ja 3 päeva hiljem pidanud startima rallit. Et sa saad kiiresti tagasi sellesse tsooni, et mida kiiremini sa autosse hüppad ja rooli keerama hakkad, seda mugavam on nagu edasi minna, sellepärast et kõik need avariid või vead, mis sa läbi elad, need on mingist pisiasjast tingitud, et see ei pruugigi olla alati sinust tingitud. Tema puhul, ma arvan, et kui ta analüüsib oma videot, siis ta nägi seda kohta või ta saab aru, kus ta selle vea tegi ja see on võib-olla lihtsasti parandatav. Tegemist on ju tegelikult oma ala profiga, tipuga. Need vead ei ole nagu tihedalt tulema. Ma loodan, et ei ole tihedalt tulema, sest see võitlus, mis meil praegu tiitli nimel käib, on suurepärane. Et see, et ta sellest üle saab, on kindel, millisena ta tagasi tuleb. Seda me ei oska öelda, me võime ainult spekuleerida, aga ma usun, et see kolmikvõitlus maailmameistri tiitli nimel jätkub järgmisel etapil Portugalis. No igal juhul kohe, kui see juhtus, vaadates meie ralliblogi seda nii-öelda admini poolt või köögi poolt, siis kohe hakkasid sinna seal nii-öelda paremas tulbas jooksevad need küsimused või kommentaarid, mida inimesed, lugejad on saatnud.
hakkasid kohe sinna imbuma need küsimused, et kuulge, et mis see virtuaalne punktiseis nüüd on. Et kohe haaras nagu mõte selle järele. Virtuaalne punktiseis on praegu hea. Ütleme, kui Sebastian Loeb, nüüd Hyundai meeskonna sõitja, kolmas sõitja, keda siis vahetatakse etappide vahel, tema siis asendab seekord Sordot või Sordoga nad jagavad seda autot, on pärast viimast katset jõudnud väga lähedale Sebastian Ogierile. Vahe nendel on ainult 5,1 sekundit. Ja Loeb tegi viimasel katsel suurepärase sõidu, aga emake loodus ei andnud ka häid kaarte Ogierile ja Otile, sellepärast, et nemad kukkusid viimasel katsel just hästi palju tahapoole ja Loeb võitis selle katse just Ogieri ees 11 sekundiga, mis vähendas seda vahet suht drastiliselt. Ja see, et 5 sekundilise vahega minnakse viimasele päevale ja hetkel on ju siis Toyota, Citroen, Hyundai, kes võitlevad ka nii-öelda autotehase punktide peale, et Loebil see, kuidas ta praegu on tagasi tulnud, et alguses ma tundsin muret pärast esimest päeva, kui ma andsin, nii-öelda rääkisin hästi 9-kordsest maailmameistrist, kes on võimas, tugev, ma tean, et ta sõidab hästi ja mehel on uskumatu kiirus, siis hetkel vaadates, või pärast esimest päeva vaadates seda või pärast esimest ringi, kuidas mees sõitis, siis ma olin natukene pettunud. Nüüdseks ma näen, et maailmameister, 9-kordne, et tema praegu paneb väga suure pinge peale just Sebastian Ogierile ja meie Ott Tänakul homme startida siis viimase WRC autona on kindlasti palju mugavam, sest tema vahe on Ogieriga 30 sekundit ja kui Ogier kaotab selle koha ära, siis oleneb kõik punktikatsest, mis seal tehakse. Kui Ott võtab punktikatsest maksimumi ja Ogier võtab näiteks 2 punkti, siis nad on ühel pulgal ja siis juba ma ei teagi, kumb esimesena peaks minema Portugalis peale, aga igal juhul kumbki neist stardib esimesena ja Newville on siis 3, mis ei ole ka tema jaoks kõige halvem. See on siis sobiv hetk korraks ka nii-öelda ametlikult öelda ära siin saates, et viimasele päevale, kus on jäänud siis 4 kiiruskatset ja umbes ümmarguselt 60 kilomeetrit, on siis seis selline, kus Ott Tänak edestab Ogier 30,3-ga, kes omakorda edestab siis Loebi, mis see siis on 5,1 sekundiga, ehk siis seal läheb see kindlasti see kõige põnevam duell viimasel päeval lahti. See on ühtlasi ka, kui see jutt juba siiamaani tuli, sobiv hetk võib-olla hüpata selle Thierry Neuville'i õnnetuse juurest Ott Tänaku juurde, kellest ühest küljest vist nagu ei olegi väga palju rääkida täna, et mees kontrollis täpselt nii palju kui vaja sündmusi. Ott on tagasi omas elemendis, praegu tundub. Auto kestab, seadistus on suurepärane, et esimesel päeval, esimesel ringil oli natukene hirmu ja ta nagu esitles ka seda, et nagu midagi ei ole 100% ja ta võib-olla ei tunne ennast 100% seal autos, siis nüüdseks, kui ta tuleb katse lõppudesse, siis ei ole üldse nii-öelda splitte vaatad ka, et siis isegi vaatad teistpidi, et Ott, et võta natuke noogu maha, et sul ei ole vaja nagu nii palju vajutada, et sul on nagu turvaline nii-öelda nagu vahe sees. Küll aga see näitab seda, et mees on lihtsalt väga õiges elemendis praegu, sõidab suurepäraselt, joon on tal perfektne ja vigu ta seal nendel katsetel ei tee, et vähemalt mina ei ole mitte ühtegi seal märganud ja super ilus on vaadata seda sõitu, et mees teeb praegu kõike, mida ta tegema peab ja ta teeb seda väga hästi. Et kui nüüd natukene üritada sealt midagi kuskilt välja lugeda, siis tema lause, üks pikemaid lauseid, mis ta ütles päeva jooksul, oli see, et siin on väga oluline, kuidas öelda, sõita puhtalt ja leida siis õige balanss selle tempo vahel, mida nagu siis autole ette anda. Kuidas seda mõtestada nüüd? Öeldakse seda, et kui sa hakkad tempot hoidma või hakkad natukene hoogu maha võtma, siis hakkab tegelikult neid õnnetusi juhtuma, sellepärast et su tähelepanu hajub. Et sa peadki sõitma suhteliselt samal tasemel, nagu sa sõidad, lihtsalt mingites punktides pidurdusmaad peavad olema korrektsed, ei lähe kuskil liigseid riske võtma, et see riskide manageerimine on võib-olla see, mida tema selle ajal mõtleb, et selleks, et nii-öelda ennast tagasi sõita, siis sa pead hakkama mingeid kohti rohkem ära kasutama. Võib-olla sul on legendis need kirja märgitud, kus sa saaksid rohkem lõigata või kus sa saaksid rohkem pikaks lasta, et neid variante siis tema sellisel juhul ei kasuta, vaid ta sõidab täpselt nii, nagu peab, puhtalt ühest servast teise serva, kasutab maksimaalselt seda ära, vältimaks suuri kive,
ja suuri takistusi, et kõik sujuks täpselt plaanipäraselt. Ja nagu ta ise päeva lõpus ütles, et tänaseks on vahe siis 30,3 sekundit, eilseks päeva lõpuks oli vahe 22,4. 22,4 sekundit, et hetkel läheb kõik plaanipäraselt. Vahe on kasvanud, mis on ainult positiivne. Jah, ja seda hoolimata sellest, et viimasel kiiruskatsel vihm ja udu talle midagi head ei teinud. Ei teinud. Küll aga kui vihm ja udu välja arvestada, et ta viimasel katsel kaotas ju nüüd meil Sebastian Loebile 13,9 sekundit ja kui tegelikult võtta ainult teist päeva arvesse, siis ta oleks võitnud selle päeva Loebi ees 0,6 sekundiga. Et Loeb ja Ott sõitsid täna ikkagi täpselt ühel tasemel ja teisel kohal nende pärast neid tuli tegelikult Elvin Evans, kes näitas ka suurepärast kiirust täna või kes on jälle ennast taas leidnud. Sellepärast, et see mees on ju, kui me võtame üldist listi, siis Ott juhib Toyotaga, teisel kohal on Ogier Citroeniga, kolmandal kohal on Loeb Hyundaiga ja neljandal kohal on Ford. Ja kõik tehase meeskond on esindatud. See ongi see, mida meie tahame selles spordis näha, et olgugi, et meie tahame näha, et meie mees domineerib, vähemalt kõik autod on superkiired ja võitlevad tegelikult kõrgete kohtade nimel. Ja Evansi juurde tasub lisada, et kõiki neid järgmisi mehi edestab ta ikkagi nagu valgusaastaga ikkagi, et ta sellest seltskonnast on ikkagi täiesti omaette klassist. Aga hüpates nüüd tagasi Sebastian Loebi juurde, siis 6. käigu saatejuhi rollis võin ma uus olla, aga kuulaja rollis olen ma üsna kogenud. Ehk siis sellega, et minu kaasrääkija on siin kõva Loebi fänn, selle uudisega mind kuidagimoodi ei üllata ja ma saan aru, et Loebi tõusnud tempo on justkui fännina hea uudis sulle ja lisaks sellena, et sa oled seda ennustanud ka, et näitab sind asjatundjana paremas valguses, aga oskad sa öelda, kus see nüüd äkki tuli? Kui üldse saab muidugi Loebi-suguse mehe kohta öelda, et äkki nüüd midagi ilmus välja kuskilt mingi kiirus. Võib-olla Helena võttis natukene kaalust alla öösel. See võib olla üks variant. Aga mina arvan, et see on tingitud sellest, et see on esimene etapp Loebil, kus ta sõidab kruusa peal selle Hyundai autoga. Ta on sõitnud kruusa palju Citroeni ja kõikide asjadega. Ta on muidugi kruusa palju sõitnud, mis näitab ka tegelikult tema kiiruse, sest et ta oskab seda pinnast ja ta saab sellega väga hästi hakkama. Võib-olla selle Hyundaiga lihtsalt alguses alustada. No siin viimased etapid on täpselt samamoodi, et ta ei saa alguses ennast kohe käima, aga pärast ei saa ennast ka pidama. Ja seda näitas ka see 9 maailmameistri tiitlit, et alguses esimene aasta ta kohe, kui ta tuli, siis ta nii-öelda tiiti ei võitnud, võitis Peter Solberg, aga pärast seda, kui ta ennast käima sai, siis ta ennem ei lõpetanud, kui ta ise ütles, et aitab. Et lõpuks päeva kokkuvõttes peame ütlema, et see viimase kiiruskatse nii-öelda ootamatu lõpp seal siis Ott Tänaku ja Ogier jaoks, ehk siis ilmastikutingimused olid tegelikult ju puhtalt vesi meie veskile ikkagi. Ehk siis Loeb tuli Ogier vastu mängu. See on meile väga hea, et Loeb tuli just survestama Ogieri, kes tegelikult on, kuna tema ei sõida meistritiitli peale hetkel sõidavad Ott, Ogier ja Newville, teised on, eelmine aasta Ott näitas, et kõikidel on võimalus seda veel teha, kui nad endal jalad kõhu alt välja võtavad ja hakkavad korralikult performima. Aga Loeb on ikkagi see mees, kes praegu ohustab Citroeni ja Ogieri nimelt talt punkt ära võtmaks, mis on meile ainult kasulik. Üks asi on, kui tal õnnestub see reaalselt teha, aga teine asi on just nimelt see reaalne survestamise moment, ehk siis kuidas iganes ütleme, pinge alla panek, see, et ta sunnib ikkagi teist endast maksimumi andma, mis iganes, võib-olla toob see eksimusi kaasa ja nii edasi. Ei oskagi ette kujutada, aga ma arvan, et homme tuleb jälle üks põnev päev. Vähemalt on näha mingit võitlust ja tegelikult on hea meel seda tõdeda, et see võitlus on jälle top 3 selle poodiumi kohtade nimel, mis on nagu kõige parem, sellepärast et nemad on olnud kõige kiiremad ja selles mõttes see pakub kõige rohkem põnevust. See toob meid järgmise mehe juurde, keda tegelikult tahaks ka selles heitluses homme näha ja kes pidanuks selles heitluses homme sees olema, kui just päeva viimasel kiiruskatsel ei oleks Jari-Matti Latvala Toyota jäänud seisma hydraulika probleemide tõttu. See Toyota. Ma ei oska mitte midagi öelda. Mul oli siiralt kahju, sest Jari-Matti on tegelikult sellel etapil võtnud
nagu ma ennist just ütlesin, jalad kõhu alt välja. Mees näitas suurepärast kiirust, olgugi, et võib-olla tegemist on lihtsalt uhivu etapiga, et on lihtsam nii-öelda nagu manageerida või aru saada, et kui kiiresti sõitma ja ta on paremal positsioonil võrreldes teiste sõitjatega, aga no tegelikult mees sõitis väga hästi ja enne viimast katset oli ta 3. kohal, juhtis lööbi ja ta oli Ogieri, samamoodi mees, kes survestas Ogieri ja Toyota mõistes oli ta tegelikult väga headel punktidel, et kui kahekesti Otiga oleks lõpetanud nendel positsioonidel, siis oleks Toyota ka tagant just nii-öelda nagu bumerangiga ette poole lennanud. Hüpanud täiesti mängu jälle tagasi. Täiesti, aga nagu lihtsalt pilt, mis meieni jõudis WRC Plus vahendusel, oli see, et mees hüppas järsku autost välja, keegi ei saanud aru, kas on ref või mis tal on, ta kontrollis paremat esimest, vasakut tagumist, vaatas kõik ümber auto, kaardil astus autost välja, mingit viga ei leitud, nad ei saanudki aru, mis nagu siis jama on, istusid autosse tagasi, panid rihmak kinni, ta tahtis käiku valida, aga midagi ei juhtunud. Siis ta võttis kasutusele manuaalse käigukangi, et kuna rooli küljes on sõitjatel siis nii-öelda laba, kus nad saavad üles ja alla vahetada käike, siis kui sellega peaks midagi juhtuma, siis neil on ka varukang olemas, mida nad saavad külje pealt üles tõsta. Hyundai'l on näha, et kui ta käiku vahetab, siis see kang liigub edasi ja tagasi. Et siis see on mehaaniline kang, kus sa saad ka käiku valida, aga isegi see ei toiminud. Et seal pidi midagi täiesti kardinaalselt valesti minema. Mis see on? Seda meil ei ole öeldud. Ja seda me siiani ei tea. Kas me seda üldse teada saame? Mina arvan, et ei saa. Ehk siis, kui eestlased juba on Toyota probleemidega päris hästi kahjuks kursis, kuna oma mees on olnud nende ohver ka, küll põhjakattest alates, küll velgedest rehvidest, küll generaatorist, nüüd siis hoopis uut moodi ja uuest valdkonnast, siis no iga kord see mõte läheb jälle sinna suunas, et noh, jumal tänatud, et see ei olnud Ott, aga sama hästi võib see olla Ott. No hetkel me saame ainult öelda, et jumal tänatud, et see ei ole Ott ja loodame, et Otil mitte midagi sellist ei juhtu. No, see võib ka olla tingitud mingist sõiduveast või mingist kivist, mis oli tee peal. Seda saab nii-öelda rohkem analüüsida, kui vaadata seda katse sisevideot, et kuna see asi hakkas nagu viltu vedama, et äkki ta sõitis millegile otsa, et me ei saa seda ka 100% välistada, sest no tegelikult kui sa võtad Toyotat kui Toyotat, siis proovi sa ühte Toyota hiiluksit ära lammutada. No ei tule väga hästi välja. Aga kuidas saavad need mehed sellega hakkama korduvalt ja korduvalt? Ja tegelikult ei olnud ka Jari-Mati ainuke, kes sellega ju täna hakkama sai. Nendeks oli veel 3. mees, kes Toyotaga sõidab, oli Chris Meek ja temal... No tema panustas vähe selgemalt kui Jari-Mati ilmselgelt sellesse. Jah, Chris Meek siis näitas oma tõelist paletana. See, mis tal juhtus siis eelmine aasta, et ta siit Tröönis sai kinga. Selleks aastaks siis Chris Meek on saanud oma esimese katuse kirja. 1,5 tiiru, mitte väga palju, mitte nii palju kui Terry Newville, aga sellegi poolest tuli ühte kurvi, vasakkurvi, kuhu ta sisenes natukene liialt suure hooga, vajus välja ja nagu ta ise ütles, et nagu saba oleks kuskile kännu taha kinni jäänud ja viskas sealt auto üle pea. 1,5 tiiru jäi külle peale, katuse peale, kuidagi ta sealt püsti sai, minutit ta kaotas ja see oli tegelikult isegi täna esimesel katsel. Et terve esimese lõunapooliku ta pidi sõitma katkis esiklaasiga ja noh, pärast esimest katset võis ka piltidest juba internetist näha, et see esiklaas oli sealt eest ära elimineeritud, kuskilt mootorratturi sõitjalt oli varastatud prillid ja teisel katsel tegelikult tänasel teisel katsel siis SS8-l kaotas Chris Meek katkise autoga ainult 3,7 sekundit. Jah, kuigi väga ei kuulnud vist kaardilugejat ja mis hädad seal kõik hingamisega oli ka probleeme. No hingamisega tuul pidi näkku piisavalt tulema. Ei ta ise ta kurtis, et vahepeal oli raske hingata. Liiga palju tuli peale võib-olla. Võib-olla täitsa, mina ei ole seda asja kogenud, aga see on kindlasti omamoodi kogemus, millega sõita, et see on süke, väga põnev seik jälle. Sellegi poolest hea meel on tõdeda, et mees on jõudnud päeva lõppu, olgugi et kaotus tuli esimesel katsel palju, aga hetkeks on ta tagasi ennast suutnud ronida 10. kohale ja 1 punkt on ka 1 punkt Toyotana. No sealt paistab ka variant siiski äkki 2 kohta tõusta veel homme. No 1 vähemalt. No 1 vähemalt.
see 12 sekundit võiks olla reaalne, aga nagu ikka öeldakse, et ennem ei ole midagi läbi, kui finiši lipust oled üle. Seda nägime siis täna nii Jari-Mati Latvalast, Chris Meagist võib-olla, kes stardilipus sai alles minema, 2 kilomeetrit hiljem oli katuse peal. Et kõike võib juhtuda, paljud siit ralli on selles mõttes on ta selline ala, et sa isegi kui kõik on hästi, siis tegelikult võib kõik täiesti kihva minna väga kiiresti. No siin täna oli tõesti jutuainet, ma ütleks mitme saate jagu, et kui selle Miiki õnnetuse juurdegi tulla, siis see, mis järgnes Miiki õnnetusele, oli see, et tema tiimikaaslane Jari-Mati Latvala jäi tema taha kinni. See ei ole esimene kord, kui Miiki taha kinni jäädakse muidugi. Need sekundid sai Latvale küll pärast tagasi, aga ikkagi tundub kuidagi jabur, kuidas see võimalik on. Võib-olla tõesti tundub jabur, aga no seda me rääkisime ka eelmises saates Rauliga, et see paberitega võidusõit hakkab natukene nii-öelda nagu latti punaseks ajama, et see ei ole nagu ühtepidi minul on öeldud ajaloos hästi palju force major, mis on nagu klassikaline termin, et kui lihtsalt selle asjaga ei viitsita tegeleda. Küll aga tegemist on WRC sõitjatega, tema puhul ei saaks öelda, et ta võitles nii-öelda nagu tiitli nimel, küll aga ta võitles esikohtade nimel ja temale siis bulletin vormis anti tagasi 12 sekundit, mis kindlasti päeva lõppkokkuvõttes, kui oleks kõik hästi läinud, ta oleks selle päeva finišeerinud, siis see võitlus nende 3 mehe vahel oleks olnud suurepärane meile vaadata. Aga see selles mõttes, et seda arvesse võttes, et tegemist oli tegelikult ju nii-öelda enda meeskonna kaaslasega, kes jäi sinule endale ette, kes võib-olla peaks ise aru saama, kella pealt aru saama. Või see tegelikult oligi see, mis ma selle jabural mõtlesin. Kuidas see võimalik on, meeskonnakaaslane ette jääb sulle? Yeah. Et kuidas ta ei oska arvata, kui ta teab, et ta on minuteid kaotanud juba? No tema seda väga hästi ei saagi arvata, sellepärast, et kus sa katse peal oled, mis minutitega, et sa seda pead natukene arvutama, et siis sa saad aru, kui kaugel sa oled või mis sa oled või kus kuna keegi võiks tulla. Pigem on seal küsimus see, et kui sa hakkad ette jääma, siis meeskonnal või siis ralli korraldajatel on õigus nagu öelda, et sul on auto taga, et palun lase mööda. Aga seda nii-öelda ei olnud ka. Ja tegelikult eelmistel etappidel oli ju, sõideti ju Miigi taga ju pikalt vaheval. Sõitis Elvin Evans, kes läks väga närvi ja pärast seda tal Korsikal oli veel 3,5 tundi või 3 tundi sõita tagasi servisesse ja see emotsioon, mis teda valdas, oli kindlasti närviline, sellepärast, et keegi teda takistas ja ta ei saanud nii-öelda sõita ta ei saanud sõita puhtalt sõitu, vaid ta pidi jälle hakkama paberid määrima. Ühe küsimuse ma tahaks veel nagu tagasihüppena teha, et tulla tagasi selle Latvala õnnetu lõpu juurde, aga tulla selle nurga alt, et lööbi vastu oleks tal ikka vist läinud väga keeruliseks. Et see oli üks kiiruskatse varem, kui Latvala kaotas lööbile finišis 6 sekundiga ja ütles, et enda arvates oli mul küll väga hea tunne. Jaa. See oli isegi niimoodi, et ta tuli katse finišisse ja ütles, et ei, kõik on väga hästi. Ja siis kuulis aega. Et ta kaotas lööbi. Siis ikka vist ei on nii hästi. Et see Latvala puhas emotsioon on ka päris hea alati vaadata. Aga tegelikult, kui võttagi tänast päeva, siis lööb ikkagi ammustas Latvalalt enne viimast katset siis 16 sekundit tagasi. Ja ega võib-olla tal suur chance ei oleks olnud, aga homme oleks olnud uus päev uute katsetega, sul oleks aega anda õhtul teha toas tööd legendidega, võib-olla natukene vähem und, rohkem tööd järgmise päeva nimel, et me ei oskagi praegu aimata, kuidas see oleks võinud minna, aga kindlasti oleks see mingit pidi põnev olnud. Ja siit nüüd, kui hüpata edasi Ogier lause juurde, kes kurtis siin ühel hetkel tänase päeva jooksul, et pagan küll, aga seda kiirust ei ole, et rallit võita, ehk siis sellist nagu nii-öelda rahulolematust ilmselgelt Ogiers on olemas, siis mõeldes nüüd homsele, mille kõige põnevam osa tundub kindlasti olevat praegu loodetavasti see heitlus 2.-3. koha peale 2 legendi vahel, siis väga raske on seal eelist anda vist kellelegi. Tõsi, sellepärast, et tänane eelis või tänane võitja või tänase päeva võitja oli siis tegelikult 9-kordne maailmameister 6-kordse üle. Et homne päev siis võiks samamoodi jätkata.
9-kordne maailmameister ja näpistada ära siis oma protegee, keda ta üles kunagi kasvatas, et selline hea valus maasikas või maksakas oleks ka talle, et mina siin olen kodus olnud natukene head toitu nautinud, muud asja teinud, sina oled siin võistelnud, aga need poiss, et saa aru, et mina olen tegelikult ikkagi mees. On viimane aeg minna meie toetaja Betsafe'i rubriigi juurde ja selle sektsiooni alustuseks tahaks siis üle korrata selle, et endiselt on kehtimas Betsafe'i uue kliendi pakkumine. Ehk siis see, et kui teed Betsafe'is endale konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt koefitsiendiga 1,5, annab Betsafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse. Ja seda saab siis kasutada 4 kuud järjest, ehk kokku on võimalik saada lausa 100 eurot tasuta panustamisraha. Aga vaatame ka kiirelt tekkinud värskeid panuseid viimaseks rallipäevaks. No Ott Tänak 1,10 ei ole vist väga ahvatlev koefitsient rallivõidule. See näitab, et seda tõenäosust peetakse nii kindlaks, kui kindlaks üldse rallispordis midagi on võimalik kindlaks pidada. Tõsi, aga see 5,9 keegi teine näitab ka seda, et Jari-Mati Latvalal, kes lihtsalt ei tee äärde seisma ei milleski hetkel meile teada olevalt, siis 5,9 koef on ikka väga hea võrdlus sellele, et võib-olla isegi natukene, et sa kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Aga selles mõttes ei oleks asi või teema, mille kohal tahaks väga pikalt peatuda, sellepärast et 25 + 5 punkti tuleks meile, Otile ja Matule väga kasuks. Aga kui vaadata neid panuseid, mis hetkeks üleval on viimaseks päevaks, siis Ogier versus Loeb, see sama duell ongi juba nii-öelda head-to-head paaris olemas ja 1,7 Ogier ja 2,05 Loeb, ehk et Ogier on ees, ütleme täpselt selle 5 sekundi jagu, mis neil vahet on praegu. Ja tegelikult kui tänast päeva siis vaadata ja kui tänast päeva hinnata versus Loeb Ogier, siis see Loebi koefitsient 2,05, et tema võidab, on tegelikult isegi natukene magusam, sellepärast et täna ta oli ikkagi Ogierist natukene üle. Et see, et ta homme 60 gildiga seda jätkaks, vahe on ainult 5 sekundit 60 gildile on 0,08 sekundit kilomeetrile. See oli isegi 0,1. Et selles mõttes kõik on võimalik. Läheme ka oma kuulaja küsimuse rubriigi juurde. Esiteks tahaks korrata siis seda küsimust, mille Karl sa eelmises saates püsti panid oma suure lemmiku Sebastian Loebi kohta ja selle kohta, miks siis on number 19 tema auto peal. Ja, küsimus oli siis järgmine, et Sebastian Loebil on auto peal numbriks valitud 19, see hooaeg sai siis kõik sõitjad valida endale ise numbri. Mina arvan, et ma tean, mis võiks see 19 seal külje peal tähendada. Ma ei saa öelda 100%, et see võib vastata tõele. Küll aga see on vägagi loogiline pakkumine minu poolt, et küsimus siis ongi järgmine, et kes suudab minule kõige lähedasemalt või minuga täpselt sama pakkumise teha ja need, kes siis suudavad selle täppi panna või siis kes suudab selle täppi panna, et võidab siis, saab auhinnaks koha tulla meiega stuudiosse rääkima üheks saateks ja järgmiseks ralliks siis Portugaliks. Siin uues stuudios meil on ruumi täitsa kenasti ka külaliste jaoks, nii et... Tegelikult on isegi 2 kohta, et võib-olla isegi valime 2 inimest, kes see teab. See siis meie kuulajamängu, näed, meie juba tuleb. Selle kuulajamängu nii-öelda äraspidine osa, see, kus meie küsime teie käest, kallid kuulajad, aga nüüd siis traditsioonilisem osa, kus üks küsimus, mis täna on tulnud, on hästi päevakajaline, ehk siis haakub just nimelt või saanud ajendi just nimelt Thierry Neuville'i avariist, millele võiks siis vastust otsida. Ja see küsimus on, et meie kuulajal, kelle nimeks on olnud Tarmo, tekkis küsimus Neuville'i avariid vaadates, miks ralliautodel ei kasutata airbag'e. Arusaadav, auto saab piisavalt valu, et iga hüppe järel tüütu neid kokku pakkida, aga kas midagi sellist on kunagi kaalutud, on see üldse mõeldav? Väga huvitav küsimus tõesti. Kuigi ma ise mõtlen korra enne, kui spetsialist vastab, et kui Neuville tuli sellise crashi järel omal jalal välja, siis nagu ei olegi vaja. Tõsi,
eks neid crash'e on erinevaid, aga airbag takistab, kui sa võtad tänavasõiduautot, siis tänavasõiduautol sul see liikumis nii-öelda kraad on nii palju suurem, et sa ralliautos oled ikka täitsa tugevalt rihmadega istme küljes kinni, et tegelikult isegi teisiti öeldes sa oled sellesse autosse kinnitatud nii-öelda nagu ma ei tea, mida sa tõmbaksid racket strapsiga. Kõrra selle rihmaga kinni. Ja, no või nagu oleks lõbustuspargis mingi karusselli peal, Ameerika mägedel, eks. No seal isegi seal ei ole nii tugevalt. Nagu sa oleks Boltiga kinni keeratud auto kere külge, et sa ise käid selle kerega lõpuni kaasa, kõik need rullumised või kõik need matsud ja kõik need asjad. See ongi see, mis selle nii-öelda tunde sulle selgroo ajule annab, mille pealt sa üldse tegelikult seda sõitu saad teha ja kaardilugeja legendi lugeda. Et see airbag tõesti ei annaks mingit suurt panust sinna juurde, küll aga võib-olla saaksid verise nina. Küsib Siim, miks vahepeal katse lõpu intervjuudes kaardilugejaid ei küsitleta? See on hea küsimus. Võib-olla kõige lihtsam vastus sellele oleks see, et kaardilugeja on pidanud terve katse rääkima. Võib-olla oleks sõitjakord. Ja, no Martin vahepeal on sellel rallil sõita saanud muidugi. Ja, siis see on, selles mõttes on ka õige. Vahepeal tuleb ette, kus pistetakse mikrofon ka kaardilugeja ette ja on ka mõni sõitja tegelikult, kes nii-öelda kohalikel võistlustel, kes ei räägigi inglise keelt ja kaardilugeja võib-olla räägib inglise keelt, et siis neid intervjuusi annab kaardilugeja. Aga see sõitja emotsioon võib-olla on see, mida nii-öelda meie kui kuidagi esmalt see on nagu, see ei tohiks nii olla, et me peame neid võtma rohkem kui meeskonda, sest nad teevad seda meeskonnana ja üksinda nad ei saaks hakkama, aga sõitja võib-olla annab selle nii-öelda emotsiooni paremini edasi, sest võib teistpidi võttes, et kaardilugeja jälle 50% katses ka näinud. Ja Siim on küsinud ka samast vallast, et miks küsitakse soomlastelt alati katse lõpus, et nad ka soome keeles räägiks, kuidas katse oli, et kas nende kodumaal siis kuhugi ka jõuab see intervjuu. No tegelikult vastus vist ongi seal, et jõuab küll. Jah, minu enda pakkumine sellele. Ma ei kinnita, ma ei lükka ümber, aga kuna seda ülekannet teeb kõik Agnepp, mis on siis Soome ettevõte ja soomlased seda kogu seda asja kajastavad ja siis nendel on endal ju väga lihtne seda materjali enda meedias ka kajastada, mis siis annabki selle võimaluse, et nad küsivad seda soome keeles ka ja teiseks on see, et eks inglis keel on teiste inimeste nii-öelda teine emakeel, on ka kuulda vahepeal küsitakse Elvin Evansilt tema kodukeeles, milleks on siis Walesi keel, aga see on ka sellepärast, et kommentaator ise räägib Walesi keelt. Et siis võib-olla kui oleks intervjueerija, oleks norrakas, me kuuleksime Mikkelsenilt võib-olla rohkem kodukeelt, kui oleks eestlane, me kuuleksime Otilt eesti keelt ja kui oleks, ma ei tea, kes seal veel meil on, siis ongi juba inglased. No nii, siis ongi inglased. Aga sellega tõmbame joone alla. Kuna sündmusi oli täna palju, siis Rauli antud suunistest ehk nii-öelda mõttest, et kusagil 30 minuti peale võiks pidama saada. Sellest on loomulikult olnud raske kinni pidada, aga ma usun, et sellise rallipäeva puhul annavad kuulajad meile selle andeks. Meie, Karl, läheme siis, olles enne saate üles pannud muidugi, et kõikidel härkajatel oleks olemas, läheme vaikselt hinge tõmbama ja ootama homset rallipäeva. Jah, aeg on tõesti kerra tõmmata, uut päeva alustada ja sellegi poolest ma sooviksin kõikidele ilusat emadepäeva. Nii on, sama ka minu poolt ja 6. käik on tagasi taas juba homme õhtul ehk pühapäeva õhtul. Kuues käik podcasti tõi teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe.